Tere tulemast tagasi Vlogmassi vaatama, nagu te näete, tänane video ei ole vlog, vaid on hoopis üks story time. Ma mõtlesin, et ma räägiksin teile loo sellest, kuidas mina endale sain oma elu päris esimesed koduloomad. Esimene nendest lugudest leidis aset siis, kui ma olin 18-aastane või 19-aastane. Ja ma elasin üksinda Tallinna Süüri korteris ja ma mõtlesin, et kui ma elan üksi ja mul ei ole mitte kedagi, kellega kodu jagada ja samas on maailmas, Eestis nii palju kodutuid loomi, et siis äkki ma võiksin kellegi endale nagu kampa võtta ja seda kodu kellegagi jagada. Mul ei olnud mitte mingisugust plaani endale osta tõukoera, võimalikult ilusat ja võimalikult sümmeetrilist, vaid ma olin täiesti kindel, et see peab olema keegi, kellel on kodu puudu ja kellel on seda väga vaja ja kes seda väga ootab. Nii et ma panin endale kinni aja erinevates varjupaikades, et minna jalutama ja koertega kohtuma. Ja kui mul olid juba need kokkulepped sõlmitud, siis ma guugeldades leidsin ühe kuulutuse, kus üks hästi tore ja armas hoiukodu, mina seda too hetk midagi veel ei teadnud, ma ei teadnud hoiukotundusest üldse mitte midagi, kuulutas, et on üks selline pisikene kutsikas, kes on leitud Pärnu lähedalt prügikastist ja seal olid pilt ka juures. Ja ma olin kuidagi nii kindel, et ma pean just nimelt selle koera endale saama, nii ma võtsin temaga ühendust. Ja ma leppisin temaga kokku, millal ma seda kutsikat vaatama lähen ja ma läksin sinna häälega. Ja samal õhtul ma tegelikult tulin see koer kaenlas sealt Sindist ära ka ja nagu te teate, on see meie Loore. Loore oli siis prügikastist päästetud, ta oli olnud mingisugune asotsiaalide koera kutsikas, kes oli heidetud prügikasti ja siis õlleraha eest see hea naine ta ära päästis ja mina siis maksin, ma ei tea, mingisugune, ma ei mäleta enam, millised need hinnad EEK-ides olid, mitte väga suure summa tema vaktsiinide ja asjade eest ja nii meie ühine tee alguse sai. Mina olin siis päris noor ja ma ei ole kindel, kas ma oleksin pidanud selle ajal koera võtma endale, aga niiviisi me koos kulgenud oleme. Mul on hea meel, et Loore meid endale valis. Loore on olnud väga heaks boonus emmeks meie lastele ja ilma temata oleks see maja ikka super tühi. Ma vahel mõtlen selle peale, et mis juhtub siis, kui Looret enam ei ole. Ta on küll alles 9-aastane krants, nii et ma loodan, et meil on temaga veel palju aastaid minna koos. Aga see mõte tundub mulle juba praegu täitsa hirmutav ja mõeldamatu. Ja ma eriti mõtlen selle peale praegu jõuluajal ka, kui on palju sellist heategevust ja annetamist ja loomade heaks ja varjupaikade heaks ja inimeste heaks. Et see on ikka tõeline õnn, et sellised inimesed on olemas. Nagu see naine Gertrud, kes võttis Loore võõra kutsika lihtsalt korjas üles ja teadis, et ta peab teda aitama, ta enda juurde võtma. Kusjuures tema kodus oli veel palju koeri. Tal oli selline kohe eraldi aedik neile ehitatud, et ta saaks loomi aidata. Väga hea südamega inimene, mul on hea meel, et selliseid inimesi olemas on. Ja ühe sellise inimesega ma tänu oma endisele lapsehoidjale, nüüd selle väga lähedasele sõbrale ja hingesugulasele Anetele ka tutvusin. Mõned teist võib-olla mõnda aega tagasi nägid, et ma tegin Instagramis sellise väikese mini-üleskutse annetada ühe toreda hoiukodu heaks, kes tegeleb pisinärilistega, küülikutega, rottidega, tšintšiljadega, hamstritega, merisigadega ja teiste selliste loomadega. Ja me tahtsime talle külla minna, temaga rääkida nendest loomadest ja me tahtsime talle viia ka annetusi. Ja ma tahaksingi öelda siin kohe alustuseks ära väga suure tänu. Annetajaid ei olnud üldse palju, ainult 4. Need olid Anni, Sigrid, Daisy ja Maire. Ja ma tean, et üks tore annetaja veel liitus meiega ja saadab kulleriga hunniku asju. Aga mina ja siis muidugi lisaks Elli, mina ja Anette panime omalt poolt väikese panuse. Ja käisime Marikale, imelisele Marikale, kellega te ka selles videos kohtute, ostmas kingitusi.
Marikale, kes peab väikeloomade või pisimutukate, selliste pisinäriliste hoiukodu. Ja me tulime Hortesesse, et me saaksime paar tükki teist annetasid ka raha selle jaoks. Ja me tulime siia, et osta neile nüüd allapanu ja suplusliiva ja toitu ja erinevaid asju. Vaatame siis. Vana tead? Terrariumi putsikad. See on imelik väljapanek. Vaata, kõik, kes tahavad jõuludeks kinkida kellelegi küüliku, siin on 13,90, palun väga. Sellise võib kinkida, ei saa? Jah, sellise võib. Siit saab isegi lambad alla. Nii, mida meil vaja? Allapanu näiteks. Head allapanu. See on see hea. See on hea, jah. Ja see ei tolma, ma saan aru, jah? See on nagu jah, sest et ei... vaat see on puidulaastudest, mitte sellest tolmusest saebust. Sest muidu nende väikesed kopsud ja hingamisteed saavad hukka. Kuule, aga siin on vaat selline ka. Peenem, eks ole. Peenem, jah. Üks on... vaata, üks on vist... Jänkudele ja rottudele ja teine on pisematele. Siin tšilledele. Võtame mõlemaid või? Võtame mõlemaid, jah. Mul on raha telefoniga peal. Mõistik. Sest Sanna võtab mu rahakott ära. Aitäh, Enni. See on minu panus. Oi, nii armas. Minu panus on vist kaardi. Oota, mu kadunud mobla on leitud. See on siiski kotis, mitte autos. Kas veel võtta? Jaa. Kas võtame 3, 4 ja 2 äkki? Jah. Kompliit oli see, mida ta tahtis. Need on selle poolest head toidud, et siin ei saa seda valikulist sorteerida. Jah. Need on juba siuksed hinna poolest veits. Kas seal on jängud? Ja minu meelest talle just tuli küülik. Tuli just küülik. Eile või? Matilda vist. Oli Matilda. Mul oli kunagi rott Matilda. Võtame 2 või võtame... Võtame 2 ikka. Võtame 2. Ja siis meriseatoitu võiks võtta. Kas see on see versi... Vaata, siin on meriseatoit. See aga kompliiti. Näe. Nagu parem. Ma mõtlesin, et sa teed aisakella. Tegin suplusliivaga tee siis, jumal küll. Nii armas. Siin. Aha. 2 on neid, jah? Jah, ja 400. 1, 2, 3, 4 ja 2, jah. 4. No kuidas sa kuule jääd selle kogusega? Hästi. Tere kast. Jah. Mõtle, ma tulen siiski appi. See tugev naine kella, jah. Kingimoon on ostetud ja kohe-kohe lähmegi Marikale külla. Aga enne, kui ma lasen Marikal teile rääkida oma loo ja oma kogemustest väikeste loomadega, räägin ma teile loo sellest, kuidas minu ellu sattusid rotid. Väga paljud teist tegid nüüd ja rotid on vastikud. Aga ma arvan, et see on sellepärast, et mitte ükski teist ei ole kunagi lähemalt tutvust teinud roti kui koduloomaga. Rotid on nimelt, olen ma omal käel õppinud, äärmiselt targad, ägedad, lõbusad, kihvtid, ülinutikad ja naljakad loomad. Minul juhtus niiviisi, et minu ellu tulid 2 rotti läbi ühe sellise väga segase ja kummalise juhuse. Need rotid olid väidetavalt hüljatud inimese juurde. Ma ei tea, mis seal tegelikult toimus, kas siis hüljati või mitte. Väidetav hülgaja väitis, et tegelikult see, kelle juurde nad hüljati, hoopis tahtis neid endale. Ühesõnaga, ma ei saanudki aru, kes räägib tõtt ja kes valetab. Aga rotid minu juurde jõudsid, mitte mingisugust infot selle kohta, kui vanad nad on, milline on nende tervislik seisund, ei olnud.
Nende käitumisest paistis, et nad kas ei olnud oma eelmises kodus väga seltsivad või oli see vahepealne väntsutamine neile halvasti mõjunud, sest nad olid ilmselgelt stressis. Ehkki närilised ongi loomu poolest arglikud ja pelglikud, see on hästi tavaline ja hästi terve ja normaalne nende jaoks. Aga nende rottide nimed olid Siiri ja Viivi, nad olid 2 väikest valget emast rotti. Ja nad olid imetoredad vaatamata oma arglikkusele. Oma pisikeses puuris, oma tillukases üsna igavas papagoidele mõeldud puuris nad meile tulid ja meie ei teadnud rottidest mitte midagi. Nii et esimese asjana viisin ma nad loomakliinikusse, et ma võiksin teada saada, kas nendega on kõik hästi, sest et mul puudusid igasugused baasteadmised rottidega toimetulekuks. Ma lugesin läbi kõik foorumid, küsisin nõu kõigilt aktiivsematelt foorumi kasutajatelt, aga siiski tahtsin kindel olla, et mu rotid on terved ja ma viisin nad arstile. Ja me käisime nendega arsti juures ära ja elurottidega on imetore, sest nad on nii nutikad ja nad vajavad selliseid intellektuaalseid stiimuleid. Nii et nad näiteks meeldib neile väga, kui nende puuri ümber ehitada iga natukese aja tagant, nii et Hendrik ehitas neile sinna puuri selliseid vahekorruseid ja me tõstsime neid ringi ja me tegime neile kiikesid, riputasime erinevatesse kohtadesse. Nii lahe on jälgida, kuidas rott, kelle puur on just ümber ehitatud, üritab, alguses kogub julgust, et kui on mingi pikem selline koht, kus ta peab hüppama või hoogu koguma, siis ta nagu võtab julguse kokku, proovib, ei julge veel, läheb alla tagasi, teist kaudu üles ja siis niimoodi harjutab. Ja see õudselt meeldis neile ja pakkus rõõmu. Me tegime neile ka selliseid väikesi mõistatusi, et panime tühja WC-paberi rulli keskele, panime mõne nende lemmiku maiuse, siis toppisime selle paberit täis, et nad saaksid sealt niimoodi seda nokitseda ja üles leida ja see tohutu mõistatus võttis neil aega umbes mingi 3 sekundit enne, kui see lahendatud oli. Aga see oli meie jaoks nii tore ja nii lõbus. Nad olid väga kihvtide iseloomudega tüübid, eriti Viivi. Viivi oli selline seltsivam ja julgem. Ja nad sõid ära kõik meie porgandi jupid, mis järgi jäid ja kurgitükid ja neile eriti maitses virsik ja me ehitasime neile Lego maju, et neil oleks põnev ronida ja nad olid väga toredad. Ma kiindusin neisse hästi ruttu ja üks elu kõige nõmedamaid ja kurvastavamaid mälestusi on, see pilt ei lähe mul silme eest ära, see kui ma teen hommikul silmad lahti ja Hendrik istub minu voodiserval ja teatab, et üks rottudest on öösel ära surnud. Ja ma ei olnud üldse selleks valmis. Ja ma olin nii õnnetu. Ja ma mõtlesin, mismoodi ma seda Ellile räägin. Elli oli küll päris väike, aga ikkagi see lõi mind nagu täiesti rivist välja ja ma ei osanud kuidagi olla ja ma ju ei taibanud ka, et nad haiged olid. Mis hiljem selguski, et see arst, kelle juures me käisime, ei olnud pädev neid diagnoosima. Vilisev hingamine, millele mina ei osanud tähelepanu pöörata, oli neil juba algusest peale. Üsna pea peale seda, kui Viivikene ära suri, tekkisid Siiril terviseprobleemid. Siiril tekkis kasvaja ja see hingamisteede probleemid süvenesid ja kuigi me turgutasime teda mitu kuud antibiootikumidega iga päev mitu korda, siis uinus ta lõpuks ikkagi Niina maasikajogurti kausis, kui see tervis tal liiga kehvaks läks ja tema väike keha üles ütles. Ja see oli väga kurb, sest et me olime nendega juba jõudnud harjuda ja neid oli meile ainult, ma ei mäleta, kui mitmeks üürikeseks kuuks, tundus nagu terve eluaeg, sest et ma ei olnud enne kunagi rottidega koos elanud ja ma siiamaani tegelikult õudselt igatsen neid ja ma tahaks üle kõige endale rotti võtta. Aga samas ma annan endale aru, et mul on palju väikesi lapsi, mul on töö, mul on kõik erinevad asjad ja minust ei oleks praegu vastutustundlik, isegi kui ma nii väga tahaks, isegi kui mul on kogemus rottidega, isegi kui ma tean, millised on potentsiaalsed ohud, isegi kui ma tean, kui suur ja lahe ja äge peaks olema nende uus puur, siis ma ei söanda võtta rotte. Aga ma olen alati väga rõõmus, kui ma saan käia näppimas teiste väikesi loomakesi, nii et me läksime Marikale külla ja rääkisime temaga sellest, milline on väike loomade elu Eestis, milliseid väljakutseid tema hoiukoduna on pidanud seljatama ja nuinutasime jänkusid ja no vaadake ise, see oli väga tore päev. Seal on Villi. Villi. Tema tahab jah päeval rohkem nagu, oi, sa ajasid jälle oma selle puu ümber. Lihtsalt ta istub selle peal ja siis sööb. Sina oled nii olnud. Tema saabub siis minu juurde niimoodi, et
et ühesõnaga jäi üleliigseks, et ma kahtlustan, et ta oli väikeses puuris koos teisega elanud, sellepärast ta nagu läks teisele kallale. Ja tal on endal ka ju need täiesti ära näritud kõrvad jah, et keegi ilmselt näris. Kuule, tule näita ennast, Tibu, tule näita ennast. Jenny on kõigi risti ja ma. Tule. Kui ilus sa oled. Joo. Piiripisike. Ta on see valge vilsam. Oi, sa oled nii kiina. Sa oled nii Oi, joo, sul on ja vabandust. Joo. Ei pea puutuma kõigeks. Lähme Ma tagasi. kõige halvemini käitu. Tema ei taha jah eriti nagu, ta ei ole nagu süleloom ka. Ja ma tavaliselt neid ikka nagu vägisi ei võta, kui ta ei taha, siis ei taha. Muidugi. Ma teen selle ukse lahti. See on nii tore. Siis ta jookseb mul niimoodi mööda tuba, siis jookseb mööda seina natuke üles. Siis kukub. Ta on nii lahe lihtsalt ja küülikuga nad ka siis koos nagu podisevad üksteise peale, aga ei kakle. 20 aastaseks võid elada siin ilus. Kui sa võtad tšintšilja, siis kohe suur puur. Ja see variant on ajutine, see isegi on väike, sest tegelikult see peaks olema umbes nii kõrge, et tal oleks igasuguseid puid ja asju. Et ma mõtlengi, et ma nüüd hakkan tellima seda puuri, et see oli siuke ajutine variant, vähemalt siis selline, mitte mingil juhul mingi tavaline siuke meriseapuur või küüliku. Ma olen näinud, kuidas on pandud nii-öelda rotipuuridesse, kuhu ma ei paneks isegi hamstrit sisse. Just. Ja üldse nende puuridega tuleb hästi ettevaatlik olla selles mõttes, et neid asju, mida müüakse näiteks mingi küülikupuuri nime all, et see on tegelikult sobib ainult ühele meriseale, on ja. Et aga küülik tegelikult ei ole üldse nagu puuriloom, et ega sellega tuleb üldse arvestada. Nii, siin on mu siis need hoiulapsed, kes lähevad varsti Võrru, aga ma koju hoiatan, ma pole selliseid ehmunud loomi veel näinud, nad tulid ka ühest kodust. Ma ei tea, miks nad sellised on, aga nad on lihtsalt, nad lähevad paanikasse täiega ja ma olen siin igati üritanud ja võtsin isegi selle maja nagu sellel eesmärgil välja, et nad muidu istuvadki ainult majas. Olukord on, kus sa istud jälle, miks sa istud jälle selles kohas, sa ei saa siit välja liike. Need on Musti ja Kusti. Musti ja Kusti. Ja, ma tean, et te kordate. Ma tean, et te kordate, 2 venda on nad. Ma ei hakka neid välja võtma, nad niimoodi kardavad. Lihtsalt nagu, nad on paanikas lihtsalt, ma ei tea miks. Ma ei ole selliseid isaseid merisiku veel oma elus näinud, kes niimoodi kardaksid. Ja meil on, nad tulid ühest kodust, kus ka läks natuke asi kontrolli alt, nagu see tüüpiline, et oma arust 2 emast, üks oli tegelikult isane kui emased. Niimoodi paaniliselt kardavad kõike, nad praktiliselt istuvadki kogu aeg ühe koha peal, aga meil on juba edusamme, vähemalt nüüd, et julgevad süüa päeval ka, et ma tulen puuri juurde, panen ja siis nad tunnevad juba huvi, aga muidu oli niimoodi, et sõida ainult töösse. Ja, kõik on hästi tipukesed, ärge kartke, mu ime toob kohe varsti teile süüa ka. Meil oli just parasti hommikusöögi aegu veel juurde panna. Kuidas on ka ehtne merisiga? Siin on üks selge juba. Pingel maa. Hästi tore. Tere, väike tustu. Nii, kohe ma panen välja, siis nad tulevad. Noh, tulge tipud, kes see kakab meil siin? See on üks klassikaline merisiga. Ja, see on junn ja siin jätkub. Kui ma iga junni eest saaks 1 sendi, ma oleks juba miljon. Ma väga sooviks, et see oleks niimoodi selle. Nemad on siis ka mitte niimoodi, et ma nüüd lähen ja nagu meelega ostan või mis, et kõik on tulnud, et see karvane, ta on pime, see, kes praegu see kõige all tema või üldse ei oleks osanud arvata. Pimedad loomad saavad väga hästi hakkama. Tuli mul Loomakaitse Seltsi kaudu hoiule. Üks suur kett läks pankrotti ja siis neil oli kuskil panna neid loomi ja siis nad ähvardasid nad talvel nagu õue visata, nagu siis müüjad hirmsasti nagu ostsid endale välja neid loomi ja siis Loomakaitse Seltsi kaudu otsisid neile kodud ja siis ta tuli minu juurde, ta oli tiine poeg, siis 3 poega, ise oli mingi 6-kuune. Ja siis mul ta oli nii ilus, et ma ei raatsinud teda ära anda. Aga tema on kahjuks väga haige, teda väga kauaks enam ei ole. Kus visati looma ja territooriumile metsa. Keegi läks oma meriseadle lihtsalt looma ja viskas metsa. Ta oli poeg siis, jah. Siis looma ja töötajad puputasid teda, ta vaesekene oli nii ka väga-väga arglik.
ja ta loomaaias praktiliselt ei söönud, ainult tomatit sõi. aga merisigade puhul väga hästi aitab, kui sa paned niimoodi kollektiivi, siis nad harjuvad väga ruttu ära. tema on praegu suht julge, sööb nagu näed juba kõike. et väga armas on. täiega armas on. et lumivalged on tõesti ilusad. ma tahaks nii väga teada, kuidas inimene teeb selle liigutuse, ma tahaks aru saada sellest, see teeb mind nii kurjaks nagu lihtsalt, et sa ja siis lähed ära, kuidas sa teed, kuidas ma ei saa aru. ma ka ei saa, aga noh, see on suht tüüpiline, et kuna ma olen varjupaigas ka töötanud, et meil selle aastaga, mis ma seal töötasin, käisid nii mitmed merisead. üks üllati lihtsalt varjupaiga ukse alla jäeti ja siis olid mingid Lasnamäel bussipeatusest olid tulnud 2 merisiga ja rotte trammist leitud ja küll ja koos puuriga, siis oli üks merisiga jäetud selle kaubanduskeskuse tualetiruumi. et selliseid asju tehakse kahjuks ja ma ei tea, kas see on nüüd sellepärast, et inimesed pööravad rohkem tähelepanu või meediat on rohkemat, aga viimased ajal neid siukseid asju juhtub päris tihti ja järjest hullemaks läheb kahjuks. just oli see rotid prügikasti ääres. rotid olid ja eelmine aasta tulid mul talvel, mitte eelmise aasta talvel tulid mul Jõhvist 10 hamstrit olid õue jäetud puuriga. ja siis algul öeldi, et 7, okei, mina tulen ja siis tuuakse see puur, väike puur muidugi. ma tõstan selle seal oli mingi, ma ei tea, papist maja või mis, mingi karp. 10 nägu vaatavad mulle. aga no kuna hamstrit ei tohi niimoodi hoida, eks ole, siis me kohe hakkasime nagu neid jaotama. kõik said kodud endale. nii et loomi ei tohi kinkida, on ju? ei, loomi kindlasti palun ärge kinkige. ainult sellel juhul, kui teil on juba kokkulepe olemas tulevase omanikuga ja ta on sellest teadlik, et ta on sellega nõus ja te lähete koos ostma, mitte nii, et te toote, talle äkki ei meeldi selle looma värv või mida iganes. ja siis hakkavadki tulema siuksed probleemid. ma ei taha üle pingutada, aga arst võiks olla välja valitud. ja siis puur kohe korralik, kohe head toidud, et sa tead, kus sa saad head toitu. vaata, see on ju minu näitel ka, et mina võtsin need rotid, okei, ma võtsin nad, sest neil ei olnud teist valikut. ja neil oli minuga parem kui igal pool mujal, mina käisin nendega arsti juures, aga see ei aidanud neid, sest see arst ei olnud pädev neid ravima. ehk siis mulle tundub, et inimesed arvavad, et kuna nad on väikesed, siis on nendega lihtne. Tegelikult oleks lihtsam võtta endale, ma ei tea, suur hundikoer näiteks, sest et see saab, no see muidu seda ka, aga kui sa võrdled mingisuguse pisikese rotiga, kellel on hingamisteede probleemid, tal on hästi, ma ei tea, õrn seedimine, ta on hästi arglik, talle võib peale istuda ja ta võib ära surra. mis iganes võib juhtuda, need on nii keerulised. ja ta vajab ju suurt puuri ja igasuguseid tarvikuid, et ei ole üldse see odavam ega lihtsam, et see, et ta õues ei käi, ei ole üldse mingi näitaja, et ei anna üldse võrrelda, nagu ei olegi vaja võrdlema hakata mingit koeri, kasse ja küülikuid ja nad on kõik loomad ja igaüks nendest vajab tähelepanu ja kõike paremat. ja ei tasu neid unustada kusagile toanurka. Absoluutselt. kui sul on keegi sõber, kellel sulle tundub, et on nagu väikeses puuris loomake, kes on õnnetu, kellega ei tegeleta eriti. siis võiks jõuluks kinkida suurema puuri. vot, just see on hea jõulukindlustus. proovi temaga hästi sõbralikult rääkida, et sa kuulsid või said teada, et niimoodi või jaga seda videot. niimoodi ei ole looma hea pidada, et palun tee ta elu paremaks. siis noh, palun seisa sina selle notsu või küüliku või kellegi eest, kes elab selle õnnetu. sellepärast, et nende loomadega ongi niimoodi, et nagu ma ühes artiklis ka kirjutasin, et kui koer, kass vajab abi, siis lõpuks keegi seda märkab. Sest kassid käivad paljud kassid käivad õues, koerad paljud elavad õues või ikkagi liiguvad õues. Aga need loomad elavad suletud uste taga. Neid ei näe mitte keegi ja ise nad ennast aidata ei saa, nad ei saa isegi ära joosta. Aga nüüd laseme äkki järgmise tegelase välja. Tule! Ei taha või? Liiga palju rahvast või? Võib-olla kui me kükitame, siis me... nii ilus kodu. Tule siia. Tõesti ilus kodu. Ma tahaks küll selle jääda. Kas on mõned või? Tule vaatame, kes sina oled. Tema on siis Lucilla. Tema tuli minu juurde varjupaigas, ma ei suutnud teda sinna jätta, ta oli nii armas. Ta on täielik süleloom. Tema istuks ainult süles, et nagu kass, aga et nurru ainult ei löö. Tuli varjupaika lasteaiast, kus teda siis seal igati moodi väntsutati. Ja siis enam ei olnud vaja ja siis saadeti varjupaika.
mul oli just hiljuti veel 2 küülikut, teine oli ka varjupaigast võetud, aga teda leiti siis ära liitle, sest et süles pandi maha. Harasta seal midagi pole. see on nii armas, tule kullake. Ja selle teise küüliku oli siis selline lugu, et kui te otsustate endale võtta küülikut, palun 100 korda mõelge, tehke kodutööd, sest et see loom on tegelikult pidamises väga-väga raske. Ta ei ole kerge pidamises loom ja nad on hästi nunnud ja see nunnudus on nende needus. Et kõik võtavad selle nunnu välimuse pärast ja siis toovad koju ja avastavad, et nad kakavad igale poole, pissivad igale poole, närivad juhtmeid, närivad tapeeti, puitmööblit ja mida iganes. Pannakse väikesesse puuri, mis ei ole okei, sest et küülik tegelikult ei olegi puuriloom. Ja tema tahab samamoodi liikuda nagu kass ja koer. Mida sa otsid sealt? Kuule, sina oled. Et see siin, mis mul on, see on tema aedik, et selle ma ostsin ühes koeragrupis, sest et see oli kutsika aedik tegelikult, et mina ei taha, et minu loomad puurides istuvad, aga siis, kui ma olen kodus, siis nad saavad liikuda ka. Aga nemad saavad oma vahel juba? Ei, tema tuli alles esimest päeva minu juures, täna ta tuli õige. Kas ta nimi, mäletan õigesti, oli Matilda? Matilda, jaa. Ta on nii ilus loom. Ta on tõesti ilus ja tema otsib praegu kodu. Et seda võib nagu praegu reklaamida selles mõttes, et kellel on siuke suur soov võtta endale küülik, siis Matilda on väga sobilik. Sellepärast ta on inimeste vastu väga sõbralik, tuleb väga hästi sülle, ta on noor, mingi umbes 2-aastane emane. Tal on tehtud juba esimene vaktsiin, ta on kiibistatud, tal on pass olemas, nii et palun väga. Kust Matilda tuli? Matilda tuli Tartust, seal oli niimoodi, et omanik, nagu minule öeldi, et omanik kolib kuskile välismaale ja siis olevat öelnud niimoodi, et mul ei ole teda kuskile panna, et kas leian ruttu hoiukodu või kodu või lasen ta lihtsalt õue. Küll ta hakkama saab. Ja. Matilda, ära solvu, aga sa ei ole seda nägu, et sa metsas elama hakkad. Ja siis üks tore tüdruk, kes on tegelikult kasside hoiukodu, võttis ta endale kiiremas korras. Aga kuna tal on hästi palju kasse, ta lihtsalt ei oska nagu eriti küülikutega käia läbi, et siis üks minu tuttav võttis minuga ühendus, kes on ka suur loomakaitsja ja loomainimene. Et kas ma saan ta endale võtta? Ta on ikka üks väga ilus loom. Ta on tõesti ilus. Hallid silmad ja hästi ilus. Kui ilus väike loom. Ka teile oli natuke siuke tagasihoidlik, aga siis kui ma tuppa astusin, siis ta jooksis kohe sinna peitu. Aga täna, nagu näete, suhtleb juba ka väga hästi, et tema on tõesti väga sotsiaalne loom, et temaga ei tohiks probleeme olla. Sina, Matilda, tahad minna koju või? Ja tema tahaks minna küll, ma eile juba panin talle kuulutuse üles, et seda võib jagada minu grupist. Ma panen kõik asjad, kõik info panen siia video alla kirjeldusse. Vaadake sealt, hakake sõbraks Facebookis ja ka olemas, et saab kirjutada küll. Aga kui tema on paariaastane ja kui vanaks küülikud elavad? Küülikute keskmine eluiga on kuskil 6-7 või niimoodi 5-7, aga nad võivad ka 10 elada ja neid tuleb kindlasti vaktsineerida, isegi toaküülikuid, kes elavad sul toas müksomatosi vastu. Ja müksomatosi levitavad sääsed. Ja kärbsed ka vist? Need, kes imevad. Okei, kärbsed siis ei levita. Sääsed. Kuna paljud inimesed ei teagi nagu närilistest palju, et Loomakaitse Selts teeb nüüd meil on kokku pandud loeng, et mina viin need loengud läbi siis, et koolidesse saatsime kõik kirjad ka laiali, et kui keegi töötab näiteks koolis ja on õpetaja ja tahab enda lastele mingit loengut, et see on täiesti tasuta, Tallinna loomadel on see hoopis tasuta ja teises kuskil linnas on ainult nagu sõiduraha lektorile, muud midagi. See on nii hea võimalus. Ja et see on tõesti hea võimalus, et meil ongi see nagu loeng ongi mõeldud just nagu selleks, et närilisi tutvustada, et kuidas neid pidada ja mis haigused nendel on, et need on muidugi adapteeritud ka koolilastele, et kellel on soovi, siis alati kirjutada info@loomakaitse.ee ja sealt siis selle loengud endale tellida. Ja Marika tuleb siis kohale. Ja siis mina tulen, jah. Nii tore. Nad on nii palju huvitavamad ja nii palju ägedamad ja nad on nii targad. Inimesed nagu ma arvan, et inimesed ei saa sellest aru.
ja mina arvan, et mina ka ei saanud enne, kui mul rotid olid aru, kui palju kihvtimad loomad on rotid kui ja neid on alati kihvt vaadata, kui neid on mitu. Et üks ei ole, no kui näiteks mõnes riigis on lausa keelatud merisigu hoida ühe kaupa. Ja teegud ja rotid ka vist. Teegud küll võivad korvastusest põhimõtteliselt sussid püsti visata. Ja tšintšilja tahavad hästi palju nagu suhelda omavahelistega ja siis merisigu on nii kihvt vaadata, kui neid on mitu, sest et see hierarhia nende vahel ja kõik see on nii huvitav. Ja Marika enne rääkis, et neil on selline matriarhaat, et kõik, kes on poeginud, on kõige tähtsamad, ma saan aru, selles karjas. Ja suuremad ka. Ja need, kes on suuremad ja kes on poeginud, on kõige tähtsamad. Ehk siis, kui sa oled ema, siis sa oled püha. Just. Vot see on ilus. See on ilus. Mis mürgeldamine nüüd seal toimub siis? Aga seal on vaata suur huvi juba teineteise vastu. Ja muidugi kolmas küüling on lõpet siis kohe, eks. Mis me mängime? Jenny, sa olid nii armas. Jenny, sa olid nagu väike küülik. Ja ma ei teagi, et kes ma olen, minust on siin küülikud ja merisiga tehtud ja mida iganes. Nüüd ma hakkasin varsti loetlema. Pigem kliinikuid, kus saab abi. Kus saab abi? Pillilõuma kliinik. See on Ismäel. Ja vetdiagnostika Sipelga 2. Tatari 4 vist või 3 Tatari loomakliinik. Kiirabi loomakliinik vajadusel, aga tuleb ette helistada. Sest seal ei pruugi olla arsti, kes tunneks närilist. Siis Nõmme loomakliinik, Sõle loomakliinik. Ühesõnaga päris palju on. Tallinnas küll, aga mujal. Mujal Tartus on super see muidugi Maaülikooli kliinik ja Filivetis ka peaks olema. Palun ärge kunagi võtke nagu multikates ja filmidest ja küülikuid, ärge tõstke kõrvadest, see ei ole okei. See on hästi palju igal pool teletast nähtud, aga see ei ole okei. Ja samamoodi teegud ei tohi kunagi ka tõsta sabast, et siis tuleb see sabanahk lihtsalt maha ja te jääd oma sabast või ilma jääda. Aga kuidas peab küülikud tõstma? Küülikud tõstatakse umbes nii nagu kasse. Et alustame ka sellest, et nad kardavad kõrgust, nad ei taju kõrgust. Tule siia, et võimalikult kiiresti haarake ta endale. Võtate tagumisest otsast ja siit niimoodi 2 käega. Et need tagumisi jalgu võib isegi kinni hoida, sellepärast et nendega nad siis hakkavad kaklema. Ja kiiresti suruge enda vastu ja siis tõstate, et see on nagu kõige õigem. Ja kui ta ikka väga rabeleb, siis pigem lase lahti, kui lased talle. Sest ta võib niimoodi, ta rabelevad päris tugevalt ja kui ta niimoodi maha kukub kõrgelt, siis ta võib endale luud murda ja mida iganes. Ja kõikide näriliste ja küülikute puhul kõik need suurem osa nendest tervisemuredest tulebki sellestki, et lihtsalt on vale pidamine. Et vale toitumine, vale pidamine ja siit tulevad kõik need tervisemured. Ja küülikud on ju väga õrna närvikavaga üleüldse, et tõesti võib surnuks ehmatada ennast. Ja mul oli üks kogemus, üks võõras kutsikas, väike kutsikas, tuli nuusutus küülikut, ta ei teinud mitte midagi, lihtsalt nuusutus. Küülik ehmatas ära, hakkas karjuma ja 10 minuti pärast oli surnud. Ja ta ei ole mingi laste mänguasi? Kindlasti mitte. Üldse nagu väikestele lastele närilised ja küülikud absoluutselt ei sobi. Ja isegi hamster, keda tavaliselt võetakski lastele, aga hamster on võib-olla närilistest üks agressiivsemaid loomi tegelikult. Et kui juba võtta, siis pigem merisiga, aga ta tuleb arvestada sellega, et väike laps võib kogemata haiget teha, võib peale astuda, võib maha pillata, mida iganes. Liiga kõvasti pigistada, mida iganes ja loom võib talle ka haiget teha, et juba ikkagi kas vähemalt 6-7 aastane juba siis, kui juba aru saab, et mis on loom ja kuidas käituda. Selline nagu sina. Näiteks. Kuule. Sina juba sobid. Eni on väga mõistlik ja tore ja hea. Nii, me rääkisime millest just? Hoiukodu väljakutsetest. Hoiukodu väljakutsetest, et esimene oli mitu neid 50 looma puurides jääd. Ma mäleta, kui palju kokku oli, aga oli siuke juhtum, talvel visati ilmselt mingi keldripood läks pankrotti ja visati siis need puurid koos loomadega talvel lihtsalt õue Paljassaarde. Ja seal oli mingid 15 või 17 looma ja need asjaolgu tulid puuri ja seal sees olid mingid 50 looma, merisead, tšintšiljad, papagoid ja kõik sellised loomad, kes külma kardavad. Ja siis algul nad tulid nagu ööseks minu juurde, see oli ikka väga suur väljakutse ja siis läksid edasi hoiukodudesse. Ja teine kõige suurem väljakutse hoiukoduna oli mul siis, kui mul toodi Maardust leitud prügikastist 6 vastsündinud kutsikat. No see oli ka ikka päris raske, et mul oli ööpäev nende ema
iga 2 tunni tagant pidi neid toitma ja soojendama ja siis masseerima ja et nad pissiks kakaks. Hoiukodude töö on väga tänuväärne. Kui ei oleks neid inimesi, kes peavad hoiukodusid, siis ei oleks sellistel väikestel looredel, kes ei taha siin üldse praegu olla. Eli, tee Loorele uks lahti. Sul oli pooleli midagi ja palun vabandust. Kui ei oleks selliseid inimesi, nagu oli Gertrud või nagu on Marika, siis ei oleks sellistel väikestel loomadel nagu Loore või nagu Matilda või nagu kõik teised need väikesed loomakesed, keda te nägite Marika juures. Neil ei oleks üldse võimalust elule ja armastusele ja kuigi nad on pisikesed ja näevad välja nagu mänguasjad, siis nad ei ole mänguasjad, nad on elus hingega loomad, neil on iseloom, neil on soovid ja nad tahavad lähedust ja armastust, täpselt nii nagu sina ja mina. Nii et ühe korra veel panen selle video jooksul teile südamele, et loomad ei ole kingitused, loomad ei ole mänguasjad. Ja nagu Marika ka ütles, siis ükskõik kui nunnud on hamstrid ja küülikud, siis nad ei sobi väikelastele väntsutamiseks. Ja nagu minagi teen, oodake seda õiget hetke, kui te olete tõesti valmis endale lemmiklooma võtma. Sellepärast, et nad väärivad ka tegelikult endale parimat võimalikku elu. Ja kui te olete selleks otsuseks valmis ja te teate, et te saate teha näiteks küülikule suure ilusa aediku, siis nagu te nägite, Matildakene ootab kodu, ta on nii armas ja nii kihvt küülik. Vaatamata sellele, et ta oli põhimõtteliselt täiesti võõras keskkonnas, oli ta nii chill ja armas ja äge. Nii et kui te arvate, et te sobite küülikupidajateks, siis ma panen siia alla lingi, kus te leiate Marikal on selline väike grupp Facebookis, kus on tema loomade, Marika loomade kodu, kus te saate hoida tal silma peal ja tema loomakeste tegemistel ja kui te teate mõnda looma, keda väärkoheldakse, kes ei ela oma parimat elu, siis te võite võtta ühendust Loomakaitse Seltsiga, kellega ka Marika seotud on ja küsida neilt abi, et kuidas te saaksite seda looma aidata, sest nagu Marika ütles, siis need kõige pisemad loomakesed ennast ise aidata ei saa. Aitäh teile, et te vaatasite seda vlogma siis natukene ebatavalist videot. Ja mis ma tahan veel korra öelda, et kui teile tundub, et jõuluajal te ei taha toetada loomi, vaid inimesi, et kuidagi inimesed on teile südamelähedased, see on okei. Aga mina mõtlen niiviisi, et hoiukodusid toetades ei toeta ma mitte väikest merisiga Susannat või teisi tema hoolealuseid, vaid ma toetan seda inimest, kes võtab enda kanda selle koorma, mis on tegelikult meie ühine ühiskondlik probleem, et loomi hüljatakse tänavale. Et kui on keegi kuskil, kes on nõus võtma ise 50 looma üle öö enda katuse alla, siis ta võtab meie kõigi ühise vastutuse nende väikeste hingede eest enda peale, et mina ei pea võtma 10 puuri ja sina 10 puuri, vaid Marika võtab ise kõik. Ja ta tuleb sellega toime oma ajast, oma rahast, oma vabast tahtest, aga ta tuleb sellega toime. Nii et toetage neid inimesi, kes märkavad, toetage neid inimesi, kes hoolivad ja toetage neid inimesi, kellel on nii hea süda, et neil ei ole muud valikut, kui võtta need loomad enda katuse alla. Olge neile toeks ja abiks, kui mitte rahaga ja annetustega, siis hea sõna ja toetava ja tunnustava tagasisidega. Aitäh teile, et te vaatasite seda videot, ilusat jõuluaega ja kohtume juba homme täiesti hariliku igapäeva vlogiga, kus me ei tee mitte midagi erilist, aga teile nii meeldib. Ja pange pöial ka püsti muidugi sellele videole. Tšau!